Ja tere kuulama, mina Uku siin jälle ja tänases selles väikeses videos ma tahan teile anda jälle ühe väikese nipi. Muideks eelmisest sellest emailist on juba mõned kuud möödas, ma loodan, et ma ei saada teile liiga tihti. Aga teiselt poolt jälle, kui te tunnete, et te tahaksite saada mingisugust muud õpetust, juhendust millegi kohta, siis te võite mul alati kirjutada uku.nurk@uhu.ee selle kohta, et mille kohta te tahaksite saada, et ma saadan juhendi. Nagu te aru saate, siis see juhend ongi selline üks lihtne asi, mis tuleb lihtsalt üle rääkida. Miks ma seda üldse teen? Sellepärast, et oma igapäevases töös ma puutun kogu klientidega ja osa minu tööst on ka WordPressi veebide tegemine, nende hooldamine, haldamine, korrashoidmine, SEO, nende sisu täitmine ja nii edasi tagasi. Ehk siis see on minu igapäevane töö ja ma puutun kogu aeg kokku sarnaste probleemidega. Mul on isegi selline tunne, et see on nagu mingisugune selline hoiakute küsimus, et inimestel on jäänud sisse mingid valed hoiakuid ja sellepärast ma teengi siis need sellised väikesed nagu videod. Ma mõtlen, et äkki ma saan olla abiks, äkki ma saan olla kasuks, sellepärast et koosolekul ja kliendiga rääkides sa ei saa iga kord hakata, et nüüd stop, peame nüüd koosoleku kinni, et nüüd hakkame nagu põhitõdesid rääkima, ma ei saa seda teha, aga sellepärast ma teen siis selle uudiskirja ja video ja postituse, et ma saaksin oma asju seletada. Nii selles videos me tahame rääkida sellest, et kui sina tahad, et keegi tuleks sinu veebi vaatama, näiteks sa tahad, et ma tulen sinu veebi vaatama, kuule Uku, ole hea, vaata korra üle. Mul on siin mingi asi, ma ütlen, kuule, aga saada mulle siis parool või saada mulle siis ligipääsud. Mida väga sageli tehakse? Saadetakse enda ligipääsud, ja. Või siis on selles samas veebis olemas mingisugune üleüldine ligipääs, et admin või help või technical või mingi siuke, et saadetakse see. WordPressi salasõna on täpselt sama nagu sinu korteri, sinu maja võtmed. Kui sa tahad, et sinu töömees tuleks sulle midagi üle vaatama või näiteks, ma ei tea, kanalisatsiooni mees tuleks vaataks sul torud üle, aga sa oled ise tööl, eks ole, et siis sa annad talle võtmed, ja, oma majja, on ju. Ja nüüd tuleb mingi järgmine töömees, annad talle uuesti oma võtmed. Elektrikule ole ja mine vaata teisel korrusel meil mingi lambiga oli mingi jama või siis on korter, eks ole, et ole ja vaata seda köögipliitat korraks, et seal sukest imelikku lõhna tuleb nagu, et ma ei saa aru, milles see asi on ju. Ja sa annad elektrikule oma võtmed. Ja võib-olla see kanalisatsioonimees ja see elektrik või kes iganes, nad olid ausad mehed, aga nende käest võis see võti minna ju rändama. Ja kokkuvõttes 4 aasta pärast sa ei tea, kelle kõige kätte sa oled oma võtit andnud, ja? Vaatame korra üle selle. Andes WordPressi ligipääsu kellegile, kes on tehniline inimene, kes peaks korra midagi vaatama, kes peaks mingit sisu täitma, alati teed talle uue kasutaja. Vaatame korra üle, kuidas käib kasutaja tegemine. Klikkad siit peale, siin on sinu veebi nimi, klikkad siit ennast admini sisse. Nüüd on siin järgmine link, users, kellel on eestikeelne veeb, siis on siia kirjutatud kasutajad. Ja lähed siis kas siit add new või klikkad lihtsalt users peale ja klikkad siit add new. Nii, add new user. Nii, username required. Paneme siia näiteks, panemegi tehniline abi. Ja tegelikult, kui sa andsid selle ligipääsu kellegile, kes peaks korra midagi vaatama, kuule ma vaata, kas ma saan sellest probleemist jagu, siis tegelikult nüüd sa pead siia panema tema parooli või selle emaili aadressi. Oota, ma nüüd mõtlen, mul on kohe, minu helipangal on selline aadress olemas. hello@helipank.ee. Nii. Nüüd see on konkreetne nagu email, et see email on väga oluline, sellepärast, et siia selle emaili peale saadetakse selle tehnilise inimese või selle abi inimese ligipääsud sellele emailile, ja. First name ja last name, neid ei pea täitma, aga kui sul on midagi, et tegelikult 5 aasta pärast ei mäleta mitte keegi midagi, täpselt nii nagu mul oli ühe ettevõttega, kellele ma tegin veebi, ma andsin sellele veebile nõu, ma nõustasin, uuendasin, jaurasin, mässasin sellega ja aastad läksid mööda ja kusagil 6 kuud viimasest korrast, kui ma nendega nagu tegelesin, juba uus inimene, sealt on kõik need inimesed ära läinud, kellega ma suhtlesin, sealt üks neiu helistab mulle, kuulge, väga vabandame, aga meie veebis on teie kasutaja nimi. Kes te siuke olete ja mida te siit üldse tahate, umbes siuke, et tõesti soovitan siia kirja panna, eriti kui sul on mingisugune ettevõtte veeb, mida sa haldad või sul on oma ettevõtte veeb või sa haldad kellegi teise, et tehniline, siia pane tehnilise inimese
oskuskirjeldus põhimõtteliselt, sa võid niimoodi kirjutada, aga sa võid ka siia kirjutada, näiteks minu leht on https://uhu.ee, ühesõnaga, et selle osa sa täidad ära, siis kunagi keegi tuleb peale sind, ta saab kohe teada, kes see on ja miks pärast ta siin on. Sageli seda ei täideta. Nii, kui see inimene on nüüd näiteks selline, kes peaks kirjutama, siis sa paned autor. Tema rolliks autor, jah. Kui see on selline inimene, kes peaks tehnilist asja vaatama, siis sa pead panema administraator, eesti keeles haldur. Nii, nüüd see samuskinegi asi loob siin kohe uue parooli, jah. Siit sa võid mitu korda klikata, ta loob alati uue parooli, näed, ma võin hide ka panna, see on niimoodi, jah. Ühesõnaga, sellel ei ole mitte mingit tähtsust. Sellepärast, et sul on ju see linnuke siin sees. Send the new user an email about their account. Ehk siis temale saadetakse emaili peale ligipääs. Ja tegelikult see ei ole üldse oluline. Ära mõtlegi hakata seda parooli talle saatma kaasa. Seda ei tohi teha. Las see olla siin, sellega on kõik korras. Kahe astmeline, see on, tead, ma ei tea, ma olen seda kasutanud, ma olen proovinud, aga ma ei ole sellest eriti vaimustuses olnud. Nii, aga nüüd oleme me selle kasutaja loomise, ehk siis kellelegi teisele ligipääsu andmisega enda veebile jõudnud enam-vähem ühele poole ja panemegi siit siis, paneme add new user. Näete, läks. Näete, kui hea on vaadata, siia paneme tehnilise inimese põgusa kirjelduse, ehk siis see tekst tuleb kohe siia. Väga mõnus. Ja sa kohe tead, kellega on tegemist. Ja minu meelest on isegi nii, et osad veebitegijad ongi sellised, et nad nagu otsivad ja tahavadki, et nende nimi jääks meelde, nende firma jääks meelde, nende tegemised jääks selles veebis meelde, nad tahavad oma asja müüa ja siis peaks olema ju väga õigustatud see, aga väga paljud veebimehed on ka siuksed patsiga poisid kusagil nagu varjus tegutsevad, eks ole, neid ei tea keegi ei tea nendest midagi, nemad ei tea kellegist teisest midagi, nad teevad oma jupi ära ja lahkuvad ilma, et nad oleksid ust lahti või kinni pannud, eks ole, siuksed mehed. Et ma ei soovita sellistega tegemisi teha, inimene, kes midagi teeb, temast peab jälg maha jääma, nii okei, jääb ju pikk. Ma lähen nüüd vaatan järgi emailist, nii kõigepealt, sina, kui sa kes sa seda videot praegu vaatad ja sinul on oma veeb, kellele sa annad kellele ligipääsu, siis sina ise saad ka emaili, ehk siis WordPressi veebi admin, peaadmin saab sellise emaili, kus on öeldud loodi uus kasutaja sellise nimega ja sellise emailiga. Et siis tema saab teada, kui sul on vahest niimoodi, et sa võib-olla julgegi sellele peakasutajale ütelda midagi, siis jah, näed, ta saab siukse meili. Vahel nad ei hooli sellest, aga vahel nad väga hoolivad, nii et sa tead, et alati saadetakse peakasutajale selline email. Ja kui sa ise oled peakasutaja, siis on ka hea, eks ole, sa näed, kellele saadeti email. Vaatame, kas me saame selle teise. Nii, ja nüüd olen ma siis sellel hello@telipank.ee selles meiliboksis ja vaatan seda meili, mis tuleb sellele inimesele, kes on justkui tehniline abi, kuidas tema seda näeb siis ja mis temal edasi juhtub. Sellepärast, et võib-olla vahel sa saadad selle kellelegi, kes peaks nagu, kes on jube andekas sisu kirjutaja, aga ta pole WordPressiga eriti teinud, kusjuures tänapäeva noored enamused on WordPressiga tegusid teinud. Aga tal võib-olla puudub nii suur, et sina ka oskad juhendada teda, et mis ta nüüd saab. Ja et sa ei hakka talle ka kuidagi muud moodi seda ligipääsu sinna saatma, vaid sa oled kindel, et see on aadress, sa võib-olla näed seda inimese esimest korda ja sa tahad, et sul oleks tema emaili aadress, mis töötab, ta võib sulle anda mingi täiesti suvalise aadressi, jah? Et sul peab olema tema töötav emaili aadress ja nüüd sa annadki talle nii, ütled nii, hei, et mine nüüd tšekki oma emaili, sulle tuli sinna nüüd ligipääs. Ja siin on siis see ligipääs, to set your password, visit the following address. Nii, ja nüüd tema peab klikkama siis username tehniline abi, kasutaja nimi, võtame selle copy. Nii, ja nüüd klikkame, vaata, mis juhtus, näete. Avanes kohe täpselt selline aken. Siin on mulle minu uus parool. Ja nüüd ma võin siit uue parooli genereerida, võin siia ise kirjutada midagi
aga võin ka genereerida, mis oleks alati parem. Mida korralikum ja keerulisem ja pikem on see parool, seda turvalisem on sinu veeb, uskuge mind. Häkkerite surve ei ole mitte, et oi, siin eelmisel kuul paar korda prooviti, see on iga sekund. Igas sekundis proovitakse sinu veebi sisse saada, seda teevad botid. Nii, ja save password. Nüüd tema, ma muidugi unustasin selle copy-paste sisse võtta, aga okei, vahet pole. Ja ma jätsin, no kui ta läks nagu ikka meelest ära, siis nagu mul praegult on, jutustan siin ja ma jälle kasutasin selle, nüüd ma peaksin uuesti nagu taotlema siit uut parooli. Ühesõnaga, see parooli küsimine on üks väga oluline asi. Aga nüüd tuleme tagasi selle olukorra juurde, et see tehniline inimene käis siin, parandas ära, sul tegi korda, kõik on happy, kõik on hästi või siis tuli sisu kirjutaja, kes sisu kirjutas kõik tekstid ära. Nii, ja nüüd sa teed lihtsa asja. Sa kustutad selle kasutaja ära. Siia ei pea linnukast tegema tegelikult. Sa lähed selle kasutaja peale ja klikkad siia delete. Nüüd su käest küsitakse, do you have specified this user for deletion, ma ei tea, ja nüüd ta ütleb IT-tehniline abi. Tavaliselt on nii, et kui selle inimesega on seotud mingisugused postitused, ta on midagi kirjutanud, ta on midagi teinud, siis küsitakse ka, et kellele te delegeerite selle postituse omanduse. Tavaliselt delegeeri endale või peakasutajale. Siin see tehniline abi praeguse video jooksul ei jõudnud mitte midagi teha, mitte ühtegi postitust teha ega mitte ühtegi liigutust. Me vaatasime ainult kasutaja loomist ja kustutamist ja nüüd me vaatame lihtsalt confirm deletion, deletion, ma ei tea, confirm deletion, näete. Ja nüüd seda kasutajat enam ei ole, et temast ei jäänud mitte mingisugust märki maha. Aitäh teile, et te kuulasite mind, andke mulle teada, mida te veel tahaksite kuulda ja olge oma veebi asjades äärmiselt turvalised. Tšau!